Ainult karjuks mu peale. Nüüd ukselati karjub jälle. Täna pildistame me sellist autot nagu Volkswagen Taigo. Räägime sellest, kuidas teha talendiga tööd ja kuidas niisama autot pildistada. Et vaatame, mis siit tuleb. Esimene tipp on see, et alati peab auto puhas olema. Hakka sinnapoole kerjama. Nii, nüüd mine otse veits veel. Stop! Tund aega pildistasime, kell on nüüd 8:30 hommikul. Vahetame lokatsiooni. No nii, oleme siin Põhjala tehase juures Noblessneris. Meil on talent ka kaasas, autos istub meil Martin, persona on ka peal, mitte lihtsalt auto. Kasutame võimalust ära, teeme sellest autost ilusaid pilte, mida nad saavad siis pärast Instagramis, Facebookis kasutada. Esimene küsimus minu jaoks on alati, kuhu ma selle auto positsioneerin siin. See nüüd sõltub natukene ka valgusest. Hetkel me panime auto natukene külje peale, sest meil siin sõits reka mööda. Ma arvan, et ma proovin paar klõpsu teha niimoodi, et auto on siin ka. Kui ma lähen natukene üldisemaks, siis mul jääb väga ilusti see Põhjala hoone siin taustale. Siis ma arvan, et me ajame auto natuke siiapoole, me saame kasutada neid treppe ära. Martin saab trepist alla kõndida, trepist üles kõndida, kombineerituna auto ja tema peale saada. Vahepeal ongi lihtsam niimoodi teha asju, et katsetad lihtsalt, et pole õiget sellist valemit. Kui sa pildistad näiteks inimesega koos ja sa ei tea, mida teha, siis alati hästi lihtne siuke tegevus on see, et sa lased tal autost välja tulla või autosse sisse istuda. See on siuke nagu hästi basic asi, mida sa saad teha. Sony A7 IV, tal on mõnus vaikne shutter. Pildistamise mõttes on tal päris palju megapiksleid, minu meelest üle 30, samal ajal teeb väga head videot. Siin on mu isiklik lemmik 70-200, ta on üsna terav ja tegelikult see stabilisaator, mis siin sees on ka nagu mega. Ma arvan, et me saame mingi minutilise, 2-minutilise intervjuu ilusti ära võtta niimoodi, et see pilt ei ole selline, et see häirib kedagi, et ma usun, et see on täiesti vaadatav ilma statiivita. Tulime lihtsalt siia Noblessneri muuli peale. Täiesti spontaanne otsus, lihtsalt vaadata, kas me saame siit midagi. Auto sobib üsna hästi siia, see kontrast on hea ja Noblessneris olevad majad sobivad siia ilusti taha. Perspektiivi vahetus kerge. Tänane pildistamine on lõppenud. Me oleme päris mitmes lokatsioonis käinud, kuigi me isegi lubasime, et me teeme ainult ühes. Autot on erinevate nurkade pildistatud. Ma arvan, et saime head kraami, nii et vaatame, kuidas ja mida Möller arvab sellest asjast, nii et seda saab hiljem teada. Aga jah, väga fun shoot.